natukene kahe sõnaga räägin ka, mis asi see EFTI siis on, mida siin mitu korda on mainitud ja mis asi see EFTI direktiiv on ja mida siis Eesti on selles suunas ära teinud. Ehk miks me saame öelda, et me oleme olnud võib-olla pisut kogu sellest Euroopa Liidu digitaalse transporditurust ees. Ja miks see nii on siis eelkõige sellepärast, et täna on turul valdavalt paberipõhised veoprotsessid ja hallata paralleelset paberit ja digi on paras probleem. Ehk siis tegelikult seda sama koostoimevõimet on vaja oluliselt siis nagu parandada ja läbi selle, et siis kehtestada ühtsed formaadid. Nagu sa siin mainisid, aitab see kaasa sellele, et ettevõtted, kes siis veoprotsessis osalevad, teavad, mis suunas liikuda, teavad, mis suunas neid süsteeme arendada ja on järk-järgult võimalik sellest paberist siis loobuda. Meie põhimõte seda tehes on see, et see rakendub kõigile võrdselt. Ehk nõuded üle Euroopa kehtestatakse ühtemoodi, mis annab kõigile Eestis arendatud platvormidele võimaluse minna teistesse riikidesse ja siis nagu vastavalt sellele, kuidas neid EFTI väravaid siin avatakse, on tegelikult need turud avatud ja see turu nõuetele vastavus kohe tagatud. Ja turu avatus on siis tagatud läbi selle, et kuna riigi kohustus läbi EFTI määruse on võtta vastu aktsepteeritud digitaalseid veodokumente, läbi nende sõnumite standardiseerimise on kehtestatud ühtsed reeglid ja see üks EFTI värav, mille kaudu siis pädevad asutused saavad neid päringuid teha üle Euroopa, et kõik väravad tagavad selle, et see andmestik on jagatud sõltumata sellest, kust riigis see vedu pihta hakkab, kuhu riiki see vedu läheb ja igas riigis võib olla piiramatu hulk ettevõtteid, kes siis soovivad oma platvorme arendada, ehk siis ei ole erasektori huvidega turg kuidagi piiratud. Paari sõnaga ajakavast, et täna hetkel on see seadusandlus alles töös, ehk me oleme oma lahendustega pisut võib-olla ajast ees, need nõuded ei ole veel lõpuni paika pandud, kuigi algne EFTI määrusest tulenev plaan oli see, et tänaseks peaks olema juba kõik nii-öelda korras. Aga diskussioonid võtavad rohkem aega ja detailsed nõuded ka platvormidele tõenäoliselt kinnitatakse alles aasta lõpuks, mis tähendab seda, et ka see EFTI lõplik jõustumine muutub kohustuslikuks kõikidele liikmesriikidele, pigem tõenäoliselt kuskil 2027 kolmandas või neljandas kvartalis. Aga ta tuleb, selles võib kindel olla ja ma usun, et ka seda ootate teie, et see toetab nii-öelda teie teenuste arengut ja kasvu. Kuigi Eestis me vaatame täna siseriiklikult, kus me lähme siis üle Euroopa, neid initsiatiive on mitmeid ja võib öelda, et soomlased panustavad aktiivselt Prantsusmaa, Saksamaa ja Kesk-Euroopa, mis tegelikult tähendab ka seda, et kui nüüd need väravad püsti saavad, siis me saamegi rääkida sellest, et me hakkame neid koridore digitaliseerima ja neid partnereid ja osapooli, kes sellega täna tegelevad, on päris mitu. E-veose leht on tõenäoliselt esimene pääsuke ja ta kindlasti ei lahenda kogu kaubaveoga seotud probleemistikku, neid dokumente, neid erinevaid vorme on täna terve hulk, aga kuskilt tuleb pihta hakata selleks, et kuhugi välja jõuda, nii et sellepärast me täna siis keskendume eelkõige nendele veoselehtedele, eelkõige võib-olla maanteevedude vaates, aga tulevikus kindlasti tulevad juurde teised veoliigid, tulevad juurde teised dokumendid. Dokumendi mõiste kui selline võiks ära kaduda, jääb alles andmekomplekt, ehk me räägime masin liidesest, me räägime andmetest ja me ei pea enam rääkima dokumentidest, veelgi enam nende piltidest või PDF-idest. Ja sama puudutab ka riigisektorit, ehk siis kui me täna võib-olla on esimesed asutused riigi poolt, kes on loonud selle võimekuse ja valmiduse neid päringuid teha, nagu siin politsei, toll, siis kindlasti siin Päästeamet, Keskkonnaamet ja veel
teisi riigiasutusi, kellel on õigus, pädevus ja huvi nendele andmetele ligi saada. Et see võimekus kindlasti kasvab kuni sinnamaani, et lõpuks me saame loodetavasti siis esimese riigina Euroopas öelda, et me oleme selle paberivabaduse lõpuks saavutanud. Ja on siin veel nii-öelda kolmandaid osapooli, kes suure huviga vaatavad seda protsessi pealt, on siis finantssektor, pangad, kindlustus, ehitussektor ja loomulikult ka rahvusvahelised mereveod ja me suudame selle kokku viia ka siis toiduohutuse ja elusloomade vedudega. Meie väike tiim, kuna me teeme seda koostöös siis riigiga, on eelkõige meie partneriks Kliimaministeerium. Eeva ja Enriika on seda projekti sealtpoolt vedamas. Ulrika meie poolt on väga tihedalt seotud Euroopa Komisjoni tööga ja nende seaduste ja lisadokumentide väljatöötamisega. Ja meie siis kolmekesi, mina, Margus ja Migalammi Soome poole pealt oleme siis selle tehnilise arhitektuuri ja selle värava loogikaga tihedalt seotud. Meie ajakava on meie ajakava, ehk siis EFTi määrusel on oma ajakava. Meie ajakava lähtub täna sellest, et me oleme täna nii-öelda jaanipäevas, kus me ühendame ära Eestis arendatud EFTi platvormid EFTi väravaga ja hakkame testima siis politsei juurdepääsu teie kõigi andmetele või teie kõigi poolt loodud või hallatud veoselehe andmetele, mis siis on esimene pääsuke selles, et ühe kanali kaudu või ühe liidese kaudu kogu seda võrgustikku hakata testima. Me plaanime seda testimist jätkata ja arendada, teha seda kuni aasta lõpuni. Aasta lõpus teeme riigiga koos kokkuvõtted ja uue aasta alguses on plaanis siis välja tulla riigihankega selleks, et juba seda EFTi väravat elus hoida mitte ainult projekti eesmärgi nimel, vaid ikka ka pikemalt. Aga see kõik sõltub ka sellest, kuivõrd need nõuded saavad kinnitatud, millest ma siin enne rääkisin, mis siis puudutab seda nii EFTi platvormidele kui EFTi väravatele kehtestatud tehnilisi tingimusi. 4 sellist põhiteenust, mis seda EFTi väravat iseloomustavad, on siis tegelikult see, et on sõnumivahetus siis EFTi väravate vahel, mis siis baseerub e-delivery tehnoloogial, kus siis kasutatakse AS4 sõnumiprotokolli ja XML-i sõnumivahetus, mis on siis eelkõige platvormidega. Ja loomulikult on eraldi veel XT teenused meil Eestis, mille kaudu siis pädevad asutused neid samu päringuid saavad teha. Siis teiseks on siis register kõikidest nendest veodokumentidest, mis on teele saadetud, ehk siis kui veokiri on valmis tehtud, seal on kõik andmed peal ja platvormi kaudu on siis kellegi poolt see allkirjastatud, siis see sündmus registreeritakse EFTi väravas, et kõigil EFTi väravatel ja ka pädevat asutusel oleks siis teada, kelle käest neid andmeid pärida, sellepärast et meie loogika on see, et me ei saada andmeid, me ei jaga andmeid kõigiga, vaid me vastame päringutele ja päring tuleb siis adresseerida sinna, kus need andmed tegelikult asuvad. Loomulikult siis valideerimisprotsess on oluline, tõlkekiht, mis siis puudutab seda XML ja AS4 protokolli vahelist suhtlust ja kindlasti on EFTi värava kohustus ka siis tagada andmekaitse ja jälgida seda, et päringud tuleksid õigetest allikatest, et kõik kasutajad oleks autoriseeritud, et meil ei oleks ilma nimeta või autentimata päringuid, sest meil on vaja ikkagi ettevõtete ärisaladusi kaitsta. Lühidalt käin üle ka selle, mismoodi see EFTi võrgustik tööle hakkab, ehk siis tegelikult Eestis me arendame ühte osa sellest ja läbi selle siis e-delivery võrgustiku ühendatakse ära omavahel ka kõik teised EFTi väravad, mis siis tagabki selle, et Lätist, Leedust, ükskõik millisest Euroopa Liidust tehtav päring võib-olla Eesti autole või ükskõik millisele autole, mille siis
mis siis liigub teatud veokirjaga, mis on võib-olla näiteks Eesti platvormil koostatud, siis on võimalik need andmed kätte saada õigest allikast. EFTI-värav ise, kuigi funktsioone on tal võib-olla vähe, on ta siiski omajagu keerukust tehnoloogilise poole pealt, millel ma siin liiga pikalt ei peatu. Ehk need samad tehnoloogilised komponendid võimaldavad siis ühelt poolt tagada andmete kaitse, andmed on krüpteeritud ja teistpidi võimaldavad siis ka tehnoloogiliselt ühendada ära väga erinevate tehnoloogiate kaudu arendatud platvorme ja tagada siis juurdepääs ka kõigile siis pädevatele asutustele, kes siis sellega on liitunud. Sõnumi vahetus, nagu ma ütlesin, toimub siis, või päringute vahetus toimub siis selliste sõnumite kaudu, mille siis EFTI määrus põhimõtteliselt defineeribki ära, et mis kujul seda infot osapoolte vahel vahetatakse. Ma siin detailides seda täpsustama ei hakka, sinna läheks väga palju aega, aga need päringud on nii-öelda nummerdatud, nad on spetsifitseeritud, need andmeväljad on seal kokku lepitud ja samamoodi ka vastused, mis siis nendele päringutele koostatakse, on detailselt ära kirjeldatud. Ja kui nüüd natukene sellest digitaalse kaubaveoturu toimimisest hakata rääkima, siis see keskne osa ongi ikkagi need samad tehnilised nõuded, seadusandlus, poliitilised strateegiad ja kõik see, mida siis lepitakse riigis või riikide vahel kokku, siis eraldi ringina võib võtta nende EFTI väravate koostoimimist, mis moodustavad sellise ühtse võrgustiku ja kus siis kasutatakse ühtset arhitektuurset lähenemist ja sama tehnoloogiaid. Siis on meil iga värava ümber koondunud EFTI platvormide võrgustik ja kuna väravate nõuded on standardsed, siis tegelikult iga platvorm saab ise otsustada, millise riigi, millise värava külge nad tahavad ennast ühendada ja ei ole rohkem vaja, kui ühes kohas seda teha, sellepärast et väravate kaudu juba infot vahetatakse eraldi, ehk siis nii-öelda ka Eestis arendatud platvormid, kui nad on Eesti EFTI värava küljes, saavad toimida üle Euroopa ja nad ei pea minema teistesse riikidesse ennast uuesti liidestama ja integreerima. Et see aitab seda protsessi hoida lihtsana. Nagu siin ka oli jutuks, kolmanda osapoole tarkvarad on oluline nagu partner selles võrgustikus, ehk me räägime majandustarkvaradest, transpordi planeerimise lahendustest, igasugused tööstuslahendused, laohaldustarkvarad, kus tegelikult see info saab alguse, sellepärast et kõike seda, mida siis veetakse, see info ju tegelikult tekib kuskil mujal, et kellelgi on soov seda kaupa hankida, kauba tarnimiseks tehakse omakorda veolepingud ja veotellimused, nii et selleks, et kogu see tarneahel oleks digitaalne, peavad kõik need tellimused ja pakkumised ja arvelused olema omavahel lõpuks ühendatud. Ja kindlasti ka, kui me täna räägime EFTI määruses sellest, et riik tahaks saada juurdepääsu eraettevõtetele andmetele, sest riik kehtestab reeglid, ta peab oma järelevalvetegevust kuidagi saama teostada ja kui ta ei saa digitaalselt seda teha, siis ta nõuab paberit, aga teistpidi on riikidel ka käes väga palju andmeid, mida võib-olla eraettevõtetel oleks vaja, näiteks äriregister, autoregister, millest ka räägiti, siis tegelikult seda sama võrgustikku saab väga edukalt ka teistpidi tööle panna ja jagada siis usaldusväärseid andmeid ettevõtetega erinevate riikide siis andmekogudest. EFTI võrgustik ei tähenda seda, et kõik platvormid peavad kõike tegema ja järelikult meil tekib teenuste kataloog, ehk siis iga klient, kes tahab kaupa tellida või saata, saab omale valida just talle sobiva platvormi, et katta ära võimalikult suur hulk teenuseid. Suuremad
logistikakontsernid on avaldanud arvamust, et neil tõenäoliselt on vaja kasutada mitmeid platvorme juba sellepärast, et see keeleline erinevus võib tulla mängu, aga iga ettevõte, kes siis nagu ühes riigis toimetab, peaks saama valida endale siis ühe teenusepakkuja ja mainin ära ka seda, et EFTi teenusepakkujaid platvorme hakatakse tulevikus sertifitseerima selleks, et tagada, et nende teenused vastavad nii kvaliteedi kui andmekaitse ja turvanõuetele. Nii et igas riigis saab olema selline register ja ka neid andmeid on siis kasutajatel võimalus pärida. Ja kui me täna oleme selles etapis, et me oleme alustanud maanteevedudega, siis kindlasti on meil plaan liikuda edasi ja tuua siia sisse raudteevedusid, lennukaupu, merevedusid, siseveekogusid meil ei ole, mille puhul meil kaupu veetakse, nii et katta ära siis kogu see tarneahel.